Flora oleme olnud sõbrad terve meie elu. Me elame ühel tänaval, seega kohtasime, kui olime vaid paariaastased. Nende aastate jooksul oleme olnud lahutamatud. Me saame alati rääkida üksteisele oma probleemidest ja saladustest. Ühesõnaga absoluutselt kõigest. Ma reaalselt ei tea, mida me ilma Florata teeks. Ta on kõige parem sõber, kes mul olnud on. Ta on alati mulle toeks ja ei jäta mind kunagi hätta. Me oleme nagu kõige paremad sõbrad üldse. Mis võiks valesti minna? She asked me if she was pretty. Well, it's clear that the girl's a fraud. There's really no way of winning if in their eyes you'll always be a dumb one. And she cried over nothing. So there was nothing I could do to stop her from cutting her beautiful blue hair off. Hommikust. Vau, vaata, kes lõpuks kooli otsustas jõuda. Kuule, ära naera, ma magasin täna sisse, mu vanemad läksid varem tööle ja mul lihtsalt äratus ei töötanud või midagi. Sina ja sinu äratused, sul reaalselt mingi 3 korda nädalas juhtub sul täpselt sama asi. Ja aga see ei ole ju minu süü, et mu äratus ei tööta. Mida iganes, vahet pole. Mis meil asja tund täna on? Inglise keel, mis tähendab, et meil on eraldi. Okei, inglise keel, issa ma vihkan inglise keelt, see on kõige igavam aine ever. Tahaksid sa pigem matemaatikast rääkida, sest see on palju igavam. Jah, see on igav sellepärast, et sa oskad seda. Ma ei saa mitte midagi maitast aru. No, võib-olla. Ma ei tea, vahet pole. Lihtsalt, ma ei tea. Ja mida sa nüüd siis ei tea? Mitte kui midagi. Hommikust, tüübid. Vau, sinust pole küll hamma midagi kuulda olnud. Kus sa olnud oled? Ma olin haige. Ma saatsin sulle tegelikult nagu sõnumi ka mõlemile teile, aga ma ei tea, ta ignotab mind või midagi. Mul ei ole mingit sõnumit olnud. Sama siin. No, ma ei tea, igastahes ma olin haige ja mul oli palavik ja värki. No, vähemalt saad nüüd tagasi. Ilmaselt oli päris igav. Ei olnud. Mis asja sa räägid? Olgu, ei olnud. Vahet pole. Chill, lihtsalt. Ja, räägi millestki muust. Kas te mingeid uudiseid olete kuulnud? Ma pole mitte midagi kuulnud, et midagi toimuks. Mina tegelikult olen. Ma kuulsin, et meil tulevad uued tüdrukud kooli. Tüdrukud? Jah, 3 tükki, kui aus olla. 3. Tavaliselt tuleb vähemalt mingi 1 korraga ja nagu see on ka võib-olla. Ja nüüd tulevad juba 3 uut. Kas nagu samal päeval? Samal päeval samast koolist 3 uut tüdrukut. See on midagi uut. See on nii imelik. Nagu kunagi pole varem mingi 3 uut õpilast korraga tulnud. Ja veel kooliaasta keskel ka. Ma saaks aru küll nagu kooliaasta algus, aga praegu on kooliaasta keskel. Ei tea, kas nad said oma vanas koolis mingi jamaga hakkama, et nad nagu 3 siis samast koolist korraga tulevad. Äkki nad on õed või midagi, et noh, elavad nagu samas kohas ja siis. Noh, ma arvan, et varsti saame teada, kas nad pidid täna tulema või. Ma pole kindel, ma lihtsalt kuulnud seda, et nad tulevad, aga millal täpselt mul pole näemegi. Eks siis näha ole, millal nad tulevad. Aga ma arvan, et peaks nüüd tundi minema, sest mu meinkõps lööb meid absoluutselt maha, kui me praegu hiljaks jääme. Sul on õigus, me peaks minema. Näeme hiljem. Flora. Näeme. Oota mind ka, ei saa veel. Okei, näeme hiljem, okei? Edu sulle Inkas.
tšau. Tšau. Olgu, tere hommikust, klass. Täna me jätkame siis eelmise tunni teemaga, nii et kõik palun võtke lahti oma tööviikud lehekülg 37 ja ülesanne 1-5 teha iseseisvalt. Kas me teeme ka tööd, sest mul ei ole tööviikut? Lihtsalt tule vaidlus, ma natuke mõtlen, mida me siin koolis tegema hakkame, okei? Olgu. Emma. Mida? Kas ma olen õigesti, et sa teed praegu seda tööviiku ülesannet? Ma teen lihtsalt seda, mida õpetaja palus. Mis sellel viga on? See on viga, et me oleme sellest rääkinud. Sa ei tee tunniaks seda, mida õpetaja tahab. Pane see tööviik kinni. Mis nüüd? Lihtsalt oota, ma veel mõtlen, mida me tegema hakkame. Pst, sina! Kollase karvaga. Mina? Jah, sina. Mis su nimi on? Flora? No tere, Flora. Olgu, vaata, tee oma asju edasi. Okei. Mul on tunne, et me just leidsime endale tegevuse, mida siin koolis tegema hakata. Sa tahad Floraga midagi teha? Täpselt, ta hakkab meid lõbustama, küll sa näed. Seda tahaks ma väga näha. Flora, kuidas su link oleks? Suht normalt. Ainult, et need uued tüdrukud, need 3 tükki, olid minu klassis ja 2 neist istusid minu taga ja siis nad ütlesid, nagu küsisid mu käest mu nime. Ma ütlesin neile oma nime ja siis nad ütlesid, okei, tee mu tööd edasi või midagi. Mis oli väga imelik. Nagu lihtsalt küsisid su nime ja siis ütlesid, et sa teeks oma tööd edasi. Põhimõtteliselt küll, jah. See oli väga imelik ja pärast seda veel sosistasid omavahel midagi, aga ma ei keskendunud väga sellele, sest ma tahtsin enda ülesanded valmis saada. Okei. Meil läks ka suht okeilt tegelikult. Me tegime mingit grupitööd, nii et see ei olnud isegi seekord nii kaua kui tavaliselt. Aga jah. Nice. Flora. Hei. Kas me võime teiega istuda või me segame teid? Te võite meiega istuda, ma arvan, kui teistele see sobib. Sobib. Oi, kui tore. Võtke eest ette tüdrukud. Minu nimi on Bella. Tema on Daisy ja tema on Emma. Flora. Mina olen Maria. Ja ma olen Isabel. Meeldiv tutvuda. Kas tohib küsida, kuidas te siia kooli tulite? Sest seda ei juhtu iga päev, et 3 uut õpilast tulevad täpselt samal päeval täpsemast koolist. Uut kooli. Meie vanas koolis olid väga halvad õpetajad. Need oskavad meid üldse õpetada ja seal oli väga halb keskkond. Nii et me lihtsalt tundsime, et me vajame midagi uut. Ja see kool oli meile kõige lähem, nii et tulime siia. Kas te siis kuidagi elate koos või midagi, et 3 saite tulla? Me oleme lihtsalt head sõbrad.
Okei. Nagu ma aru saan, siis teie kolm olete sõbrad omavahel. Noh, ilmselgelt, aga nagu mingid paremad sõbrad. Mina ja Maria teame üksteist juba väiksest saati, me oleme absoluutselt kõige paremad sõbrad üldse. Ja Isabelliga me kohtusime umbes 3. klassis, kui ta siia kooli tuli. Väga huvitav. Tahaksite äkki sõpradeks hakata? Me oleme uued, meil oleks vaja kedagi, kes meile ümbrust näiteks ja tutvustaks. Ja meil pole selle vastu midagi, me võime rõõmuga sõbrad olla, ma arvan. Noh, teistele sobib, ma arvan. Ja me võime teile näidata ümbrust ja rääkida asju. Oi, kui tore, ootame suure huviga.